EV100 turundusidee. Meie tänases turundusdoktori kaasuses, mida me teeme koostöös Eesti Vabariik 100-ga, räägime ühest põnevast kampaaniast ja tutvustuseks siis, et meil on siin sama stuudios Madle Lippus, kes on Muinsuskaitseameti avalike suhete juht ja meil on täna Agne Aia, kes on IF Kindlustuse personalijuht ja mina olen saatejuht Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist ja me arutame siis lugu, mis puudutab Eesti 100 aaret. Ja mõte on see, et Madle tutvustab ühte põnevat kampaaniat, mis on plaanis Eesti Vabariik 100 raames, muuseas, kes ei tea, see kampaania või projekt algab juba sellel aastal kuskil lihavõtete ajal. Ja siis mõtleme koos selle peale, kuidas ettevõtjad sellest kampaaniast või tegevusest kõige rohkem kasu saaksid, ehk siis missugused oleksid teie jaoks konkreetsed ideed ja mõtted, mida võiks rakendada. Ja kui ma väga lühidalt selle asja kokku võtan, siis tegemist on siis projektiga, mille nimi on Eesti 100 aaret, sai alguse aastal juba 2015, kus siis inimesed said valida välja Eestis 100 armastatud, kuid avalikkusele vähem tuntud objekti. Paneme siia juurde ka lingi, kus te näete, kus see nimekiri avaldatud on ja nüüd selleks aastaks ootame me ühe interaktiivse mängu valmimist, milles siis kõik osaleda saavad, peaks tekkima mobiilirakendus, mille alusel saab siis mööda Eestimaad ringi sõita, 100 aaret avastada, iga külastatud koha ees saab punkte ja siis on veel loosimine kõikide vahel, kes siis kõik kohad on läbi käinud. No nii, Madle, kaugel see projekt täna on, kuidas teil läheb? Projektiga läheb loomulikult väga hästi ja see on praegu nii kaugel, et see kampaaniat, millest me siin rääkima hakkama veel ei ole, seda me oleme tegemas, ehk et täpselt õigel ajal olen siia Aitrasse sattunud, küll aga on meil valmimas see mäng 100 aaret, tegemist on mobiilirakendusega, et see mobiilirakendus, üks variant Androidile on sellest juba valmis, see on praegu testimises ja kui me sealt ühesõnaga selle valmis saame, siis tuleb ka iOS-ile see mäng mängimiseks. Ehk et meil see toode on peaaegu tegelikult juba valmis ja nüüd me hakkamegi mõtlema selle peale, et kuidas siis tegelikult sellest avalikkusele rääkida, kuidas, kuna tegemist on mänguga ja selle mängu eesmärk on ju see, et võimalikult paljudele inimestele rääkida ja anda teada, et mis need aarded Eestimaal on või et mis Muinsuskaitseameti huvi siin on just see, et võib-olla kui tavaliselt muinsusest mõeldakse kui milleski võib-olla vanast, natukene katkisest ja milleski, mida keegi kuskil kaitseb, et siis meie eesmärk selle projektiga on tuua seda muinsust inimestele lähemale ja aidata neil just nagu mõtestada seda läbi enda isikliku kogemuse. Et nagu sa hästi kenasti siin sissejuhatus märkisid ka, et siis tõesti see nimekiri neist 100 aardest, mida meie kodulehelt võimalik vaadata on ja see koduleht läheb ka kohe-kohe uuendamisele, et praegu veel on ta selline võib-olla staatilisem, kirjeldavam, aga koos selle mängu lansseerimisega kaasastub ka see. Aga et ühesõnaga, et nagu te sealt kodulehelt ka vaadata saate, et siis selle mõte oli see, et inimesi kaasa tuua nende kohtade väljavalimisse. Räägi, mis kohad sinna esisajasse siis said? Ma sain aru, et 200 kandidaati oli vist ja nendest umbes pooled valiti või hääletati siis sinna esisajasse. Tead, tõesti vist umbes niimoodi oli. Et see protsess nägis välja selliselt, et kõigepealt said inimesed välja pakkuda, et mis üldse võiksid olla need kohad, mida me nagu oluliseks muinsuseks või aardeks peame ja seejärel said kõik hääletada. Et ka Muinsuskaitseamet meil oli see komisjon, kes koos selle rahvahääletusega aitas neid nimekirja kokku panna, aga hästi oluline osa oli just selles, et inimesed ise saaksid nende, imelik neid nimetada isegi muinsusteks, nende aarete väljavalimisel kaasa rääkida. Ja tõesti, mis minu enda jaoks ka huvitav selle projekti juures on see, et need aarded ei ole, nagu me tavaliselt mõtleme, et Oleviste kirik ja ma ei tea, Maasi ordulinnus ja mis meil on siin vanast ajast, aga tegelikult on selles nimekirjas ka väga palju selliseid inimestele tunnetuslikult olulisi kohti, näiteks nagu Pärnu rand või Jaansoni terviserada, et mis üldse ei ole, esmapilgul ei tundu võib-olla nagu muinsuskaitselise küsimusena või teemana või kohana, aga tegelikult kindlasti sellise nii-öelda rahva näiteks koha tunnetuse või koha pärimuse mõttes on väga olulised või ka näiteks Supilinn.
Agne, sina vaatasid ka selle nimekirja üle, mis sinu kodukohast sulle silma jäi? Tead, minu kodukohast väga palju muud kui Pärnu rand ei olnud sul Pärnu rand. Et selles mõttes, kui niimoodi mõelda. Ja, et minu praegusest kodukohast oli seal Treppo ja need astmed vist ja et see ei ole päris mu kodu, aga natukene sellest kandist, aga ma leidsin seal palju selliseid kohti, mis ei ole mu kodukohaga seotud, aga mis on minu jaoks suhteliselt olulised. Nagu näiteks? No näiteks nagu Kaibaldi kõrb. See tegelikult on küll Kaibaldi nõmm, eks ole, aga see on nagu tõepoolest, see on päriselt ka kõrb keset Hiiumaa metsa. Ja mind päris huvitab, kuidas need inimesed sinna kohale hakkavad saama, et see ei ole küll mingi selline asi, et sa nagu selle lihtsasti leiaksid. Et mina olen seda koos kohalikega otsinud ja seal käinud, samas ma soovitan kõikidele, see on üliäge, see on eluelamus päriselt, kui sa sõidad mööda Hiiumaa metsa mingid pisikesi radasid mööda keset või ütleme läbi seal tead mustika puhmaste, eks ole, teed peaaegu polegi ja siis järsku keset männikut on puhas liivakõrb, suur lage liivakõrb. Uskumatu, ma räägin, see on uskumatu. Selle eest peaks mängus tegelikult topeltpunktid saama, eks ole, ju kõik need, kes sinna kohale lähevad, need, kes üles leiavad need vaprad ja siis seda võiks kindlasti kajastada. Väga äge, mina leidsin oma kodukoha kandist Lehm ja Tammiku jurist, mis on ka tegelikult väga äge koht ja tegelikult kohaliku ja poolest hästi-hästi hinnatud. Aga nüüd räägi, missugust koostööd te ootate, kuidas ettevõtjad saaksid teid toetada ja missuguseid võimalusi võiks see pakkuda erinevatele ettevõtjatele? No see viis, kuidas ettevõtjad meid toetada saavad, on väga erinevaid, ma arvan. Et kõigepealt võib-olla on see, et ettevõtted saavad osaleda, selles mõttes, et nad saavad ise tulla seda mängu tegelikult mängima. Et üks eesmärk, mida me saavutada tahame, on tegelikult see, et hästi paljud inimesed tuleksid selle mänguga kaasa, ehk et nad saaksid, see on võimalus ettevõtetele viia oma töötajaid linnast välja, pakkuda neile mingit kontorist väljas tegevust. Et see on kindlasti üks viis, kuidas ettevõtted saavad kaasa lüüa. Teine võimalus on see, et meil on seal ühesõnaga see mängus on ette auhinnad. Et ettevõtted saavad kindlasti kaasa aidata nende auhindade väljapanemisel ja läbimõtlemisel. Et kuidas see auhindade struktuur mängus on välja mõeldud, on see, et seal lõpus on üks suur peaauhind ja seal vahel kindlasti on erinevad vaheauhinnad, et seda põnevust üleval hoida. Et see mängude või nende auhindade väljaloosimise süsteem ei ole meil veel päris täpselt läbi mõeldud. Et oleme siin rääkinud ka erinevate või mõelnud erinevate partnerite peale, aga kindlasti oleme avatud veel igasugustele erinevatele pakkumistele. Kindlasti tahaksime me olla ka erinevatele ettevõtetele turunduskanaliks, selles mõttes, et nii see koduleht kui äpp võimaldab enda kohta infot jagada, kes meiega koostööd teevad. Et ja meie huviks on tegelikult mitte ainult tutvustada siis neid, kuigi meie peaeesmärgiks on tutvustada neid huvitavaid kohti mööda Eestimaad, aga tegelikult tutvustada ka seda kohalikku elu laiemalt, et mis seal siis tegelikult on, et kes on need huvitavad või olulised ettevõtted, olgu need siis toitlustajad, majutusettevõtted, ükskõik missugust tegelikult kohalikul tasandil tegutsejad. Et need on need viisid, kuidas me oleme praegu mõelnud, et võiksime ettevõtjaid kaasata selle projekti elluviimisesse. Agne, teie läheksite oma erinevate esindustega, on teil need veel praegu ka? Läheksite matkama või erinevate tiimidega? See töötajatele suunatud osa, see on väga äge, meil on olemas omal täiesti Tartu kandis üks matkatiim, kes matkab mööda Eesti erinevaid radasid, siiamaani nad on RMK radasid kasutanud, ma olen kindel, et nad võtaksid selle kohe üles ja teeksid sealkandis nagu neid külastusi. See, mis puudutab nüüd neid auhindade osasid, ma ei oska öelda. Ilmselt see on nagu pigem selline kindlustus on nagu, see on mingi selline toode, kuidagi nagu auhinnaks ei anna, eks ju, või liikluskindlustust, eks ju. Kusjuures liikluskindlustus ei pruugi üldse paha olla. Ei pruugi paha olla, sest et kuidagi sa pead sinna ju saama, et on see siis jalgratas või on see siis mingi matka või reisikindlustus kõlab ka nagu täiesti. Et täitsa võimalik, et me võiks mingisuguse, mitte nüüd otseselt toote välja panna, aga võib-olla mingisuguse allahindluse või midagi sellist, et
kõlab aga täiesti kuidas sa ise teostatavalt. näeksid, kas teid huvitaks veel lisaks neile võimalustele mingil moel partnerilustuda meiega? Mul seda nagu ei klikkinud, mul pigem seda partnerluse pool klikkis mul see, et kui palju väikseid Eesti ettevõtteid natukene, see on nüüd hästi öeldud, perifeeriast tegelikult saaks ennast pildile, saaks ennast nagu kohene külastatavus, eks ole. Kui sa pead ikka sinna Kaibaldi Nõmmele või Kõrbesse sõitma, siis sa pead kuskil sööma. Ja kui sa sealt samast täpist saad selle ülevaate, et kus kohas seda seal Kärdlas teha saab, suurepärane, eks ole. Et just nendes väikstes kohtades ma arvan, et turismi ja toitlustus, ma ei tea, autoparandustele võib-olla ka lõppkokkuvõttes isegi ei pruugi see üldse halb mõte olla. Jah, ja kõik matkatarvete pakkujad ja kõik muu seesugune, eks ju, et kus seal väegi rändama peab. Täpselt. Sest mina hakkasin kohe mõtlema seda, et üks mõte kindlasti nende objektidega on ju ka see, et need objektid oleksid kuidagi nähtavad ja arusaadavad. Et me mitte lihtsalt ei lähe sinna tammikusse, minu kodukohal, eks ju, et kus tõesti lapsed teevad igapäevaselt käivad läbi Tammiku kooli ja koju, aga et inimesed tegelikult ka saavad aru, et mis see ajalugu seal siis on, miks see Tammik meie jaoks olulised on, ja me teame, et seal on üks selline hästi suur tamm, eks ju, aga sama lugu, et mis need lood seal taga on, miks ta oluline on. See on kindlasti tegelikult üks mõte, mis meil selle äpiga on, et tegemist on nii-öelda avastusmänguga, ehk et esialgu võib tekkida tunne, et me kutsume teid neid kohti üles otsima, et tegelikult see on ainult üks osa sellest loost või et ega me ei pea neid, tegelikult on ju teada, et kus see Kõpu tuletorn asub, et see ei ole suur saladus, et mida peaks sinna otsima minema. Et see aare või see mängu mõte ongi see, et minna sinna kohale ja kui seda mängu loogikat siin veel natukene lahti selgitada, et mis on siis see, mille eest seal mängus punkte saab. Et üks ongi see, et sa lähed sinna kohale, sa registreerid ennast sinna sisse, sa saad mingi hulga punkte. Siis teiseks ongi see nii-öelda kohalugu, et me anname selle nii-öelda seletame lahti või anname lisainfot, et miks see on oluline, mis huvitavad lood sellega seotud on, aga seal on ka selline väike küsimustik, millele vastates saab ka lisapunkte. Ja siis see, et kui sa seda seal koha peal olles teed pildi sellest ja postitad selle sotsiaalmeediasse, siis sa saad veel lisapunkte. Ehk et see nii-öelda asja mängulisus ei peitu tegelikult mitte ainult selles, et sa lähed sinna kohale ja sa oled tõesti jõudnud sinna Kaibaldi Nõmme, mida võib-olla ei ole niivõrd lihtne leida, aga et plaanis või ühesõnaga meil on tekitatud sinna veel nagu nii-öelda teised tasemed, et tõesti proovida tekitada inimestes ka seda hasarti, et miks sinna kohale minna või ütleme, et kuidas meeskonnaga pead tööle panna, et mingisugune vastus seal koha peal esitatud küsimusele leida. Et see vist jäi mul alguses mainimata, et see tegelikult tõesti annab mängida üksinda, aga ka meeskonnaga. Et see võib olla täiesti ka selline nagu meeskondade vaheline võistlus. Et seda mängulisust, ühesõnaga, on meil mitmel tasandil plaanis sinna sisse tuua. No siit võiks mõelda tõesti ka seda, et üks asi on see nagu online nähtavus, eks ju. Teine on kindlasti see offline, et mis seal kohal on, et kas seal on siis sildid, viidad, lood, ja ma tahaks, sest ma ei ole seal Kaibaldi Kõrbes kunagi käinud, et ma tahaks kangesti teada, kuidas tekkis, mis see taust on, kas ta on seal olnud juba tuhandeid aastaid, miks seal midagi ei kasva siis, kust see liiv sinna sai või mis seal oli, et ma tahaks näha väga seda lugu ja tõenäoliselt ka siis, kui ma isegi seda mängu ei mängi, ma tahaks, et ma oskaks seda lastele rääkida, et nemad saaksid aru, mis see oluline on, ja tõenäoliselt võib-olla ka seda sama lugu, et ka viitade teema, eks ju. Et üks asi on see, et kuidas ma läbi mustikapõõsastu selle üles leian, aga tegelikult võiks ikkagi mõelda, et kas on mingisugused viidad, mis mind aitavad sinna juhatada, et ma tegelikult leian normaalse tee sinna ja tagasi. Ja sama lugu, et nii-öelda see kirjeldus offline'is, mis siis jääks, ja ma arvan, see oleks hea võimalus ettevõtetele just nimelt panustada kohalikele ettevõtetele. Pange rahad kokku, see viit ei maksa nii palju, teil on kindlasti mõni kohalik trükikoda olemas, kes saaks ka toetada, tulge, pange need asjad püsti, te saate natuke oma reklaami sinna juurde panna, teisele poole, eks ju, ühele poole räägite selle loo ära, teisele poole räägite, kes selle viida püstitasid, et igal juhul te oleksite nähtavad ja siis saab ju nii-öelda mängida seal küll selle asja avamist, eks ju, tekitada mingisugune rahvaüritus, tekitada mingisugune kohalik võistlus, kui te ei ole just kindlustuses ja ei taha kindlustuslepingutele auhindu anda, saate anda siis, ma ei tea, autoparandusele või mingisugusele muule asjale, eks ju, et on selles mõttes nagu hästi hea, neid kohalikke turundusvõimalusi on meil tavaliselt üsna vähe, et ta tegelikult annab kohalikuks turunduseks hea võimaluse.
Siis loomulikult minu mõte läks kohe sinna, et seda tahaks kuidagi pildis kajastada ja võib-olla raamatus kajastada mingisugusel hetkel, jällegi kirjastustele hea võimalus, loodusfotograafidele kindlasti, näidata erinevaid moodi ja tuua neid aardeid pildile. Ja siis kindlasti reisifirmad, ma väga ootaks, et tegelikult tekivad siin aga mingisugused tuurid, et ma saangi minna näiteks bussiga ja et praegu mul on küll looduse omnibuss, mis mul meelde tuleb, aga ma võiks ju täiesti rahulikult minna nii-öelda mingile tuurile, mis mind siis bussiga viibki sinna Hiiumaa Rappa, eks ju. See võib olla kooli lõpuekskursioon, seda kindlasti. Lähme vaatama ja tutvuma mingisuguse unikaalse asjaga, see võib olla mingisugune osa tunnist, sõltub millega tegemist on, Jaansoni radadele võib jooksma minna, ei pea ainult vaatama minema, et seal on mingid muud aktiviteedid ka. Et ma arvan, reisifirmad peaksid sellest küll üsna kiiresti kinni haarama, eriti just need, kes otsivad uusi võimalusi Eestis ja tahavad näha. Võib-olla ka sellised, kes just mingit ekstreemsemat tüüpi turismi pakuvad, et üks võimalus on tõesti minna bussiga, teine võimalus on ju rattamat korraldada. Et neid viise, kuidas kuskile kohale saada, on erinevaid. Ja vaadates aknast välja, siis võiks ju suusamatka korraldada, eks ju, ja võiks ju veel äkki mõnda kohta isegi uisutada. Et ega need aarded on meil ju seal 12 kuud aastas, mitte ainult kaunitel suveilmadel, kui me kujutame, et me seal kõrbes oleme. Ma ei mäleta, kas Piirissaarel oli midagi, vist ei olnud küll kahjuks. Et sa oleks tahtnud Piirissaarde uisutada. Nad teevad sinna neid tõukekelgumatkasid muide talviti. Et selles mõttes võiks täiesti ju kaaluda ka selliseid täiesti teistsuguseid asju. Ja siis minu meelest on üks liin kindlasti ka koolitustega seotud, et nüüd vähegi, kes leiavad sealt mingisuguse olulise ajaloolise teema ja sellest tekitada näiteks haridusprogrammid, haridusprogrammides meil muuseumid on väga edukad neid koolidele pakkuma, et see võiks olla täiesti üks laiend, ei ole küll tavalise ettevõttega tegemist, aga seesama Kaibaldi kõrb ja ma arvan, Hiiumaal kindlasti mingi koduloo muuseum on olemas, ma ei tea Hiiumaa muuseumi nii palju, et kes võiks ju ja rääkida selle teema raames rohkem, kui Eestis on mingi 250 muuseumi, siis tõenäoliselt igaüks leiaks sealt 100 või 200 midagi põnevat, mida selle kampaania ajal just nimelt esile tuua. No väga head nõuanded, suur tänu teile, turundusdoktorid. Aitäh sulle, Madle, ja aitäh sulle, Agne, see oli huvitav ajude ragistamine, aitäh, et te julgesite esimest korda seda teha, see oli meie esimene saatelõik koos Eve Sajaga ja meie omalt poolt siis loodame, et meil õnnestub selliseid lõike teha 100, aastaks 2018 lõpuks peaksid nad kalendrisse vaadatuna öeldes enam-vähem valmis olema ja et meil õnnestub siis 100 põnevat üritust teile natuke lahti rääkida ja anda siis inspiratsiooni koostööks. Suur tänu teile! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.